Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Tere, hea Eesti Vähiliidu podcasti kuulaja! Täna räägime emakakaelavähist. Emakakaelavähi näol on meil tegemist sellise haigusega, mis ei ole mitte ainult varases staadiumis tervistavalt ravitav, vaid teda on võimalik ka ennetada. Kuidas seda kõiki teha, selleks me oleme täna saatesse palunud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Naistehaiguste Keskuse vanemarst, günekoloogi ja Eesti kolposkoopia ühingu presidendi doktor Aleksandra Šavrova. Tere tulemast saatesse. Tere. Võib-olla alustame sellest, et ma arvan, kuulajad kõik teavad, millega tegeleb või eeldatavalt teavad, millega tegeleb gynekoloogide ühendus, erialaühendus või teiste sõnadega Eesti Naistehaiguste Selts, aga millega tegeleb kolposkoopia ühing. Kas see on selline ühe uuringumeetodi põhine või tal on funktsioone rohkem? Talle natuke selgitada. Nagu see tuleb nimedusest kolposkoopia ehk me tegeleme kolposkoopiaga. Me oleme ka naistearstid, kolposkoopistid ja mis tähendab kolposkoopia? Kolposkoopia on uuring, kus me uurime emakakaela mikroskoobi abil ehk suurendusega, mitte palja silmaga. See annab meile võimalust leida just need lesioone, mis kõige haiguslikud kohad emakakaelas, kus me saaksime proovikest võtta ja siis saata laborisse ja siis meie patoloogid juba tõestavad, millega on tegemist, kas see pilt, mis me näeme, vastab sellele patoloogilisele diagnoosile. Tulles nüüd selle põhiteema juurde, mis haigus see emakakaelavähk üldse on? Emakakaelavähk, nagu nime ütleb, tekib emakakaela limaskeste rakkudest ja emakakael on meil emaka alumine osa. Läheme siis emakakaelavähi riskifaktorite juurde ka. Et me teame, et need riskifaktoreid tegelikult on kaunis palju. Katsume siis põhiliselt nimetada, aga nende hulgas on paar sellist äärmiselt olulist, millest me tahame täna pikemalt rääkida. Et võib-olla siis natuke selgitate. Ja, et mis on hästi oluline emakakaelavähi puhul, et me tegelikult teame, miks ta tekib. Me ei saa võrrelda teiste vähkidega, kus me reaalselt ei tea. Põhiline tegelane on inimese papilloomiviirus. Me teame, et praktiliselt kõik emakakaelavähid on põhjustatud HPV-st ja tegelikult mitte ainult emakakaelavähk. Me teame, et see viirus põhjustab ka vulva, häbeme, peenise, suuneelu, pärakuvähki. Aga emakakaelavähi puhul ta mängib olulist ja põhirolli. Lisaks sellele me teame, et mõned teised riskifaktorid võivad suurendada inimese riski haigestuda emakakaelavähki ja tänapäeval tuuakse just esile suitsetamist. Suitsetamine iseeneslikult kahekordistab emakakaelavähki haigestumist. Kas me räägime siin tavasigarettide suitsetamisest või räägime ka neist alternatiivsetest võimalustest, näiteks e-sigaretid, huuletubakas või me räägime ikka põhiliselt sellest tavalisest suitsetamisest? Kõige rohkem on uuritud ikka tavaline suitsetamine ja need tõendid just on nii-öelda tavasuitsetamise kohta. Aga me teame, et ka muul viisil suitsetamine, see ka toob organismi need ained, mis nõrgestavad meie immuunsüsteemi. Ja emakakaelavähi puhul ei ole oluline, kuidas sa suitsetad, mis viisil. Oluline see, et kõik see nõrgestab meie immuunsüsteemi ja soodustab inimese papilloomiviiruse muutumist nii-öelda püsivaks infektsiooniks. Ehk ta jääb meie kehasse, et meie keha ei saa sellest lahti. Ja siis naisel tekibki suureneb risk haigestuda vähki. Et ühesõnaga ka teised immuunsust langetavad riskifaktorid on siin tegelikult olulised, eks ole. Et erinevad haigused, mis põhjustavad organismi immuunsüsteemi nõrgenemist. Nii et need on ka tegelikult emakakaelavähki soodustavad momendid.
No võib-olla nimetame siis veel mõned riskifaktorid, millest me veel rääkinud ei ole. Kas ka, ütleme, selline varane seksuaalelu algus, seksuaalpartnerite arv, kas see ka emakakaelavähi riski tõstab? Kindlasti, mida varem naine alustab suguelu, mida rohkem tal on partnerid, seda suurem risk ja kahjuks siin peab tunnistama, et kondoom ei kaitse HPV-viiruse eest, kuna see viirus levib naha ja limaskesta kontakti kaudu. Küll kondoomid kaitsevad meil teiste suguhaiguste eest, et kuidagi ei tohi neid alla hinnata, aga HPV suhtes siin ei ole sellist 100% kaitset. Võib-olla korra tuleks selle pärilikkuse juurde ka veel tagasi, et me ennem juba rääkisime, et võrreldes rinnavähiga emakakaelavähi puhul seal sellist, ütleme, konkreetseid geenimutatsioone, mis emakakaelavähki tekitavad ja mis oleksid päritavad, neid ei ole. Aga kas, ütleme, emakakaelavähk perekonnas, näiteks kui on emal olnud või tädil või ütleme, tütardel, ühel tütrel on, kas see kuidagi see perekondlik risk ikkagi mingit rolli nagu mängib, et kui on nagu, ütleme, emakakaelavähk anamneesis? Geneetiliselt ei ole see tõestatud, et oleks mingi konkreetne geen, mis oleks leidnud, aga ma usun, et edaspidi tulevased uuringud näitavad, et mis on probleem immuunsüsteemiga. Võib-olla need geneetilised iseärasused, mis mõjutavad meie immuunvastus. Sest tegelikult, kui me räägime sellest HPV-st, me oleme kõik praktiliselt kokku puutunud selle viirusega üks või mitu korda, aga ühel see kaob ära viirus ja teisel see muutub püsivaks infektsiooniks. Ja mitte alati sellel naisel ei olegi teisi riskifaktoreid, et lihtsalt see ongi, et ilmselt on midagi tema immuunsüsteemis, et tema immuunsüsteem ei võistle selle viiruse vastu. Et me siin põhilised riskifaktorid käisime nüüd läbi kiirelt, aga mida naine siis ise teha saab, et neid riskifaktoreid nagu vältida? Et kindlasti need kõige olulisemad riskifaktorid, mis on seotud emakakaelavähiga, me saame neid mõjutada. Ja kui me räägime põhitegelasest, see on HPV-vastane vaktsineerimine. Me teame, et juba aastakümneid on olemas vaktsiin, mis kaitseb enamiku emakakaelavähkidest, et umbes 90% kõikidest vähkidest emakakaelavähkideks oleks võimalik elimineerida tänu õigel ajal tehtud HPV-vastasele vaktsiinile. Siin juures võib-olla peame välja tooma ka need viiruse tüübid, mis siis nagu on spetsiifilised või iseloomulikud emakakaelavähi tekkele. Kas vist olid 16 ja 18 põhiliselt need? Need on kõige sagedasemad, jah. See on tõesti nii, et HPV-tüüpe on hästi palju, üle 200. Mitte kõik nendest ei ole ohtlikud. Kui me räägime nendest, mis võivad põhjustada vähki, mitte ainult emakakaelavähki, ka teisi vähivorme, siis need on kõrge onkogeense riskiga tüübid. Ja emakakaela puhul 70% kõikidest vähkidest põhjustavad just 16 ja 18 ja teised, mille vastu meil on hetkel võimalus ennast vaktsineerida, on veel 90%. Selge. Aga nüüd me olemegi jõudnud emakakaelavähi ennetuse juurde, et vaktsineerimist me juba räägime natukene ka siis emakakaelavähi sõeluuringust. Viimastel aastatel on siin ju ka väikesed muutused tekkinud, et me ei uuri ainult emakakaelast võetud koeproovi või täpsemalt rakuproovi, nõnda nimetatud PAP-testist räägime ka, eks ole, HPV kodutestist juba, et võib-olla mõne sõnaga kommenteerite seda teemat ka. Eestis emakakaelavähi sõeluuring on suhteliselt noor. See töötab alates aastast 2008 ja alguses ta oligi PAP-testi põhine. Kontrolliti naisi vanuses 30–55, ainult ravikindlustusega need olid naised. Alates aastast 2022 meil on nüüd kasutusel väga tõhus kaasaegne
test, mis põhineb HPV testimisel. Ja nüüd testitakse iga 5 aasta tagant naised vanuses 30–65 ja siia kõik kuuluvad ravikindlustamata naised. Alates eelmisest aastast on võimalik teha ka kodutesti. See on ka HPV test ja tegelikult ta on Lääne-Euroopas väga populaarne, eriti Rootsis. See on privaatne, mugav, et alguses küll kahtlustati, et ega see kodune test ei ole nii täpne. Ja ei ole nii usaldusväärne, aga tegelikult usaldusväärsus on sarnane ka testiga, mis on võetud meediku poolt. Vähikeskuse või günekoloogia kabinid. Ja, või ämmaemande poolt, et ta on sama tõhus ja sama täpne, aga muidugi see mugavus ja privaatsus, mis annab, seepärast väga paljud naised seda valivad, et eelmisel aastal tegi umbes 20% naisi seda testi nad valisid, sihtrühmas 20% ja ma usun, et edaspidi ka muutub aina populaarsemaks ja tänu sellele meie sõeluuringuga hõlmatus ka on suurenenud, et kui siiamaani ta oli umbes 40%. Alla 50. Ja siis eelmisel aastal mõni maakond näitas peaaegu 70%. Ja keskmine vist on kuskil seal 65 just. Kandis, eks ole. Just. See on tegelikult väga hea tulemus, et läheneme juba sellele oodatud 70-le. Just. Väga hea. Nii, ja võib-olla natuke ennetusega seoses räägime tervislikest eluviisidest ka, et me pisut suitsetamise kahjulikkusest juba rääkisime. Alkohol, eks ole, teame, on ju ka tegelikult üks vähiriskifaktor, aga emakakaela puhul ta vist selline nii oluline ei ole loomulikult, eks ole, kui alkoholi liigtarvitada, ta samamoodi mõjutab immuunsüsteemi ja läbi selle, eks ole, suurendab emakakaela vähiriski. Aga üldiselt tervislikud eluviisid on ju alati, eks ole, väga teretulnud ja neid järgides me saame ka, ütleme, naised saavad ise oma panuse anda, et see tõsine haigus nagu ei teki. Et võib-olla saate mul aasi peal ka näidata, et kuidas me seda HPV proovi ütleme, vähikeskuse tingimustes võtame ja teine asi, et nüüd see uus variant, et naised saavad ka kodustes tingimustes seda ise võtta, et tegelikult ei ole see väga keeruline, et võib-olla saate meile natuke näidata seda mul aasi peal. Kindlasti. HPV testi võtmine on tegelikult väga sarnane selle PAP-testiga, millega võib-olla naised on harjunud. Me isegi kasutame sama harjakest, et need on sellised kaasaegsed harjakesed, mis on väga pehmed. Sellega võib võtta nii tsütoloogiat kui ka seda kaksiktesti, et HPV ja tsütoloogiat. Tegelikult kui meedik võtab ämmaemand või naistearst võtab sõelungu raames testi, siis samas proovist uuritakse nii HPV olemasolu ja kui HPV test on positiivne, siis samas proovis tehakse ka tsütoloogilist proovi. Ja võetakse sinna emakakaelast sellise liigutusega. Kui on tegemist koduse testiga, siis kodune test seda saab kätte kas veebis tellides või siis alates selles aastast apteekidest ka juba, jah? Ja hästi mitut apteegid osalevad selles programmis ja kõik see info saab vaadata leheküljel sõeluuring.ee, Tervisekassa leheküljel, Tervise Arengu Instituudi leheküljel tai.ee, kus on ka nimekiri nendes apteekidest, et naine tuleb apteeki, näitab oma isiku tõendava dokumendi ja saab sellist ümbrikut. Ümbrikus on katsuti ja ümbrikus on ka kasutusjuhend 3 keeles. Kuidas seda võtta? Tegelikult midagi rasket ei ole. See võtab umbes paar minutit. Iga naine saab sellega hakkama. Ta teeb lahti katsuti, seal on ka märk, kus peab hoidma ja paneb ta tuppa sisse, teeb ringi alt liigutusi 10-30 sekundi jooksul ja siis paneb tagasi katsuti sisse seda proovi, et oluline, et me ei puutu mitte midagi muud ja saadab siis antud ümbrikus posti teel. Et oluline, et see oleks ära saadetud laborisse 5 päeva jooksul ja 2 nädala pärast siis ta on teadlik sellest vastusest, et tegelikult see
väga vähendab meie tervishoiusüsteemi koormust, sest me teame, et sõeluuringu raames võetud HPV-testid umbes 8% neist positiivsed. See tähendab, et ainult 8% nendest naistest peaksid pärast tulemust minema ämmaemanda või naistearsti juurde, et tema siis võtaks juba tsütoloogilist proovi emakakaelast. Siis naistega võetakse positiivse proovi korral ise ühendust, eks ole? Kas telefoni teel? Naine peaks andma need kontaktid, et kuidas ta soovib seda vastust saada ja siis ta personaalselt on teavitatud. Kuidas selle HPV katsuti või proovi tellimisega on, et kas kõik naised saavad seda proovi tellida või siiski siin see vanuserühm on oluline, et vanuses 30–65? Et kõik vist ei saa, eks ole? Kõik korraga ei saa, ainult need, kes kuuluvad selle aastal sihtrühma. Ja veel üks märkus, et kui paraku see hetk naine on rase, siis ei soovita teha kodus testi, et ta ei oleks kuidagi muidugi kahjulik talle, aga see on selline pigem kindluse moment, et ta ei tee endale viga selle pulgakesega. Riskide maandamiseks, jah. Kui me räägime sõeluuringust, siis sõeluuring üldjuhul on mõeldud tervetele naistele, tähendab neile, kellel kaebusi või haigussümptomeid veel ei ole. Aga juhul, kui naisel on kaebused, ükskõik siis kas ütleme valulikkus või voolused, kuidas tema ütleme seda abi saaks, et kas ta peaks nagu perearsti poole pöörduma, vahetult vist günekoloogi poole kohe pöörduda ei saa, et kuidas need naised peaksid käituma? Kui naisel on kaebusi naiste osas, siis ma pigem soovitan mitte oodata, et millal tuleb sõeluuringule kutse, vaid otse minna naistearsti juurde. Sest kui me räägime emakakaelavähist, tegelikult emakakaelavähi puhul eriti ei ole neid sümptomeid. Et need sümptomid tekivad siis, kui on tegemist juba kaugele arenenud haigusega. Vähieelne seisund, varajane staadium, ei ole valu ega veritsust ega mingit voolust. Samas kindlasti kaugele arenenud vähi puhul on otsa iseloomulik, et tekivad verejooksud, sageli on sellised menstruatsiooni vahelisel ajal või pärast menopausi või pärast vahekorda. See ei tähenda automaatselt tekkimist vähiga, aga see kindlasti on üks sümptom, et võiks pöörduda naistearsti poole. Sageli, kui tekib voolus, siis mõeldakse, et tegemist võib olla tavalise põletikulise voolusega, aga emakakaelavähile on ka iseloomulik selline rohke põletikuline voolus ja kõik need seljavalud, alakõhuvalud, vahekorra ajal valud, nad pigem võivad juba alarmeerida, et tegemist suure protsessiga. Eks ole, günekoloogi ehk naistearsti poole saab pöörduda ilma perearsti saatekirjata, saab vahetult pöörduda. Siin ei ole midagi muutunud selles osas, eks ole? Kui naistearsti juurde saab tulla ilma saatekirjata. Nii, rääkides emakakaelavähi diagnostikast, siin on väga oluline see, et emakakaelavähk sarnaselt tegelikult soolevähile on teine selline vähipaige, mille puhul me ei räägi ainult sellest, et me sõeluuringu raamides tahame vähki varakult avastada. Me räägime tegelikult sellest, et me soovime avastada vähieelseid seisundeid, mis vähini viivad. Et kui soole puhul on tegemist, eks ole, soolepolüüpidega, mille eemaldamine, eks ole, väldib hiljem soolevähi tekke, siis ka emakakaelas tegelikult on ju sellised vähieelsed seisundid, mida edukalt, eks ole, vähikeskustes või günekoloogia kabinettides ravides, eks ole, on võimalik emakakaelavähi teket ju päris ära hoida, eks ole. Jah, täiesti õige ja meie kolposkopistud just tegeleme nende vähieelsete muutustega ja ma arvan, et see on väga-väga oluline rühm, sest me räägime vähist, aga me vähe räägime tegelikult nendest vähieelsetest muutustest ja nendega naisi on palju-palju rohkem. Jah, see emakakaelavähk ongi selline haigus, millel on hästi pikk eellugu. Et me nakatume papilloomiviirusse
võib-olla noores eas, ilmselt tavaliselt pärast suguelu algust, aga tegelikult, kui ta jääbki meil krooniliseks infektsiooniks, siis see haigus areneb väga-väga aeglaselt ja eelnevad vähile ikkagi need vähieelsed muutused. Kas need on leukoplaakia? Leukoplaagi üks riskifaktoriks, et need on vähieelsed muutused, see tähendab, et viirus on juba integreerunud ennast rakkudes ja hakanud muutuma meie rakke. Ja meil on alati nii-öelda reserv, et need muutused taandarenevad. Nii-öelda kerged muutused taandarenevad väga suure tõenäosusega. Kui on tegemist raske muutusega, siis see tõenäosus on väga väike ja seepärast me suuname neid näisi ravile. Ja neid muutusi hindame siis koeproovi kaudu, et sisuliselt on tegemist siis rakutasandi ehk siis tsütoloogilise uuringuga, eks ole? Tsütoloogilises uuringus me võime eeldada, et midagi on valesti, et seal on kahtlased rakud ja just kui me kolbaskoobiga mikroskoobi all vaatame ja leiame need päris need kahtlased kohad, siis seal me võtame biopsiat ja siis on koe tasemel patoloog tõestab, et millega on tegemist. Kui diagnostikast veel rääkida, need põhimeetodid on juba ära nimetatud, et ütleme lisaks siis sellele morfoloogilisele, patoloogilisele uuringule ja kolposkoopiale, kas vahel ka vist tehakse kompuutertomograafilist uuringut, et kui kahtlus on, et haigus on levinud kas regionaalselt või on kauglevik, siis vist ilmselt on ka ultraheli ja kompuuter või on ka MRT, magnetresonantstomograafiline uuring. Kuldne standard on tänapäeval, et see on ikkagi PET-CT ja MRT, kui me tahame vaadata just seda lokaalset levikut, sest sellest on hästi sõltub, et mis ravimi pakkumi naisele. Sellest just et kas saab opereerida või on vaja süsteem- ja kiiritusravi teha, eks ole. Selge, aga räägime võib-olla natukene siis ravist ka. Et võib-olla väga sinna detailidesse nagu ei lähe, see ei ole meie tänast saate eesmärk. Aga kindlasti, eks ole, kirurgiline ravi on üks ravimeetod, kui palju kiiritusravi kasutatakse ja kui palju süsteemravi. Et süsteemravis vist rohkem keemiaravi, kui levinud protsessid on. Et emakakaelavähi puhul vist väga see sihtmärk ja immuunravi vist väga levinud ei ole. Võrreldes ütleme teise olulise günekoloogilise kasvajaga, näiteks emaka keha või endomeetriumi vähiga ja munasarja vähiga eriti, kus on tegelikult lisaks keemiaravile ju ka sihtmärk ja immuunravi kasutusel. Emakakaelavähi ravi sõltub staadiumist. Sõltub staadiumist, vanusest, mida väiksem staadium, mida varasem staadium, seda lihtsam. Seda kiirem, seda edukam on ravi. Et kui on tegemist just sellise mikroskoopilise haigusega, mida palja silmaga veel ei näegi, siis võib isegi piirduda osalise organi eemaldamisega, et ehk emakakaela eemaldatakse, aga näiteks emakas jäetakse alles, kui on väga oluline just fertiilsust säilitav ravi, kui tegemist näiteks noore naisega. Teistes juhtudes, et tehakse emaka eemaldamine, kui lümfisõlmed on osutunud negatiivseks. Juhul, kui haigus iseeneslikult siin emakakaelas on suurem, on haaranud juba võib-olla kõrval olevad koed või võib-olla haigus on väike, aga lümfisõlmed on positiivsed, siis enam kirurgilist ravi pakkuda. Siis see on järgmine etapp, sellel patsiendil on kiiritusravi. Keemiaravi kasutatakse siis, kui on tegemist väga massiivse haigusega, et kuidagi vähendada seda massi enne kiiritusravi, aga peab ütlema, et kui tegemist kaugele arenenud haigusega, siis keemiaravi ei ole enam efektiivne emakakaelavähi puhul. Kas neid koos ka kasutatakse? Et kiirituse või keemiaravi foonil kiiritus? Tehakse keemiaravi, et vähendada seda massi ja siis tehakse kiiritusravi. Aga kui me tegimist retsidiiviga, siis pakutud keemiaravis on väga vähe kasu tegelikult meie elulemust oluliselt ei pikenda. Küll me hakkasime kasutama viimastel aastatel ka immunoteraapiat, kui on tegemist jälle
retsidiveerunud, metastaseerunud või kaugele arenenud vähiga, aga kahjuks immunoteraapia veel ei andnud nii head tulemust, nagu me tahaksime, aga no küll tulevik toob ka emakakaelavähi puhul mingit sihtmärki ja uut ravi. Kindlasti. Võib-olla korra puudutaks ka seda müütide teemat, mis on seotud emakakaelavähiga ja eeskätt vaktsineerimistega. Vaktsineerimistest oli meil juttu, aga võib-olla nendest olulisematest müütidest mõne sõnaga räägite. Et kardetakse ju, et see vaktsiin ei ole piisavalt uuritud ja sellised arusaamad inimeste hulgas nagu levivad. Et oskate tuua siin veel näiteid, või neid müüte natukene ümber lükata või kummutada? Et jah, HPV vastane vaktsiin ei ole muidugi suugi uus vaktsiin, et ta on olnud turul juba rohkem kui 15 aastat ja see tähendab, et uuriti seda veel pikemat aega. Temaga ei kaasne eriti tõsiseid kõrvaltoimed, et need kõrvaltoimed nii nagu iga teise vaktsiini puhul, et enamasti need on süstekoha valulikkus, punedus, võib-olla kerge palavik, selline nõrgus. Küll seda prooviti seostada viljatusega. Et kahtlustati, et see põhjustab munasarja puudulikkust, aga ei ole ühtegi tõendit selle kohta, et vastupidi, viimased uuringud näitavad, et just HPV olemasolu võib soodustada, HPV viiruse olemasolu võib soodustada viljakuse probleeme. Näiteks, kui on tegemist spermarakkude kahjustusega, siis seostati see mõnes uuringus just HPV viirusega. Mingi aeg, ma mäletan, räägiti ka sellest, et äkki HPV viiruse vastane vaktsineerimine noortel inimestel võib soodustada varast suguelu algust. Mis minu jaoks paistab, see on väga absurdne, et mis loogikat siin kasutatakse, et kas see turvalisuse võib-olla mõte on siin, aga selles puudub selline sügavam loogika vist. Kui palju teismeeline mõtleb selle peale, et kui ta on HPV vastu vaktsineeritud, siis võib alustada. Ilmselt ei mõtle, jah. Aga kui me juba noortest räägime, võib-olla nimetame selle vanusevahemiku siis ka ära, millal me praegu mitte ainult tütarlastele, aga ka poistele pakume, kas see oli 14 kuni 18 või mis see vanusevahe praegu oli, et millal noored tütarlapsed ja poisid võiksid seda vaktsiini saada? Kuidas praegu see kompenseerimine Tervisekassa poolt on? Meil riiklikus immuniseerimiskavas on alates 2018 tasuta saavad teismeelised vaktsiini ja alates 2024 ta on sooneutraalne ehk nii poisid kui tüdrukud ja sihtrühm on 12 kuni 14, aga praegu see sihtrühm on laiendatud nii-öelda catch-up rühm kuni 18 kaasa arvatud. Et küll siin on oluline, et lapse vanemad peavad andma allkirja füüsiliselt, et nad on nõus selle vaktsineerimisega, aga kui nooruk on 18 aastat vana, siis enam ta ei pea küsima seda luba. Selge. Kui me nüüd selle saate nagu üritame kokku võtta, et siis emakakaelavähi puhul vist tuleb ikkagi väga rõhutada seda, et kui me tahame seda haigust ennetada või varaselt avastada, siis on äärmiselt oluline, eks ole, osalemine neis HPV-vastastes vaktsineerimisprogrammides, osalemine, eks ole, sõeluuringus vanuses siis 30 kuni 65 eluaastat ja siis kolmandaks kindlasti kõigi tervislike eluviiside järgimine, et organismi enda kaitsevõime oleks piisavalt tugev. Kas te soovite omalt poolt veel midagi juurde lisada, et mida me naistele südamele veel panema, mida nad saaks ise veel nagu ära teha? Ma kindlasti rõhutaks ka, et emakakaelavähk on ennetatav vähk ja
ka Maailma Terviseorganisatsioon on püstitanud endale eesmärgiks elimineerida emakakaelavähki kui rahvatervise probleemi. Ma arvan, et me liigume samas suunas Eestis, võib-olla väikeste sammudega ja siin pigem probleem on või küsimus on pigem kultuurilistest ja sellistes ühiskondlikutest teguritest nagu usalduses riigi, meedikute, tervishoiusüsteemi vastu. Et kui meie lähinaabri riigis Soomes sõeluuringu programmiga hõlmatus 90%, HPV-vastase vaktsineerimisega üle 90%, siis meil on tegelikult veel arenguruumi ja aga meil on, mida saab veel parandada. Ja ma arvan, et me ei pea otsima või leiuta midagi veel, et meil kõik on olemas. Küsimus on selles, et kas ja kuidas me kasutame seda, mis meil on. Ja ennetuseks meil kõik on olemas tõhus, usaldusväärne sõeluuring ja riikliku programmi kaetud ka HPV-vastane vaktsineerimine. Need on olulised sammud ja kui need on tehtud, siis ma usun, meil ükskord on emakakaelavähi esinemise sagedus on sama madal nagu Soomes, siis et teeks umbes 15 juhtu aastas. Loodame jah, eks see tervise kasvatus tõesti, me oleme seda oma saadetes ka varem rõhutanud, algab ju juba kodus, eks ole, jätkub lasteaias, koolis, et sellega tuleb varakult alustada. Ja miks Põhjamaades need tulemused nii head on, ütleme ravitulemused, kuna avastatakse vähki, eks ole, mitte ainult emakakaelavähki, aga teisi vähke ka varajases staadiumis ja sealt, ütleme, seoses selle tervise kasvatuse parema tasemega ja usaldusega riigi vastu on ka neis sõeluuringu programmides osalus ju väga kõrge, et tavaliselt üle 70, et isegi nagu te ütlesite emakakaela puhul seal kuni 90 ja väga kõrge on ta ka teiste vähipaikmete puhul, ükskõik, kas me räägime siis eesnäärmevähist või eks ole, rinnavähist või soolevähist. Aga doktor Žavrovale suur tänu meie tänasesse saatesse tulemast, oli väga huvitav ja hariv vestlus. Aitäh! Tänan kutsumast! Hea Eesti Vähiliidu podcasti kuulaja, selline sai meie tänane saade ja uute kohtumisteni. Seniks aga teile kõike head, olge terved ja hoitud! Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi.